Ping, 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 ping. Tere, head esmaspäeva, järjekordne Kaevkäst on meil olemas. Ja täna on meil külas Vootele Päi. Ma kohe loen teile ette seda informatsiooni, mida ma olen tema kohta välja lugenud. Et see inimene on siis, tema valdkonnad on meediasuhted, turunduskommunikatsioon, strateegiline nõustamine, poliitkommunikatsioon, tehnoloogiakommunikatsioon ja spordikommunikatsioon. Pooled sõnad, millest ma ei teagi ja kes vaatab meid esimest korda, siis Kaevkäst on siis Kaevbaari uudishimu saade. Nii et see tähendab, et meil on Vootele käest midagi küsida ja aitäh, et tulid, tervist. No tervist, ma loodan, mul on midagi vastata. Mida kõik need sõnad tähendasid üldse? Sõnadest rääkides, sorry, et ma trügin vahele, et sa andis mulle väga toreda mõtte eile, kui me rääkisime Helene episoodist, on ju. Mäletad, kui ta õpetas meid uusi sõnu kasutama ja... Bomsla. Ma minu hääldus juba. Bomsla, kui keegi ei tea, mis asja on bomsla, siis need on need remontimata majad siin Kalamajas on ju. Bomslad, kus ikka korterid maksavad 200 tonni pluss on ju. No. Ma olen siuke Lasnamäe prole, et ma ei oska kommenteerida. Ma arvan, et selle episoodi võiks ka alustada just uue sõnaga. Sõna uuendustega, nii et palun... Ma pean lihtsalt nagu konteksti väliselt ütlema mingi sõna ära põhjendama, miks ma arvan, et see on äge või? Jaa, mulle meeldis. Okei, no kui uudissõna, siis mulle endale meeldib Maris, üks hea sõbranna õpetas mulle, see sõna on olmeona. Et see olmeona on siis kõik need siuksed vajalikud, ebavajalikud tegevused, et noh, see olmeona, eks ole. Kõige lihtsam olmeona on prügi välja viimine, siis on kindlasti riiete keemilisse viimine, toomine, mingid asjad. Koristamised, jah, ütleme siis võib-olla mingisuguse akende pesud ja mingisugused sellised asjad, mis sa nagu pead tegema, aga mis nagu otseselt ei ole nagu väga produktiivsed, et mis võiks nagu olla kuidagi teistmoodi lahendatud. Nii, et vaatajad, kuulajad jätnud tulevikuks olmeona on see, mida me igapäevaselt teeme ja ei pruugi tahta seda teha. Ja minu originaallooming, aga see on nüüd tõlge inglise keelest ja see on väga värske, see on 3 päeva vana, on kobarkepp. Et ma nagu tahtsin kasutada sõna clusterfuck, sellepärast, et minu arust see kirjeldab nagu nii palju selliseid väga erinevaid asju, mis meil argielus on, eks ole, et sul ongi lihtsalt, te teete baari, te teate kõige paremini, mis on clusterfuck, ma olen ise baari pidanud ja see oli aasta aega clusterfucki põhimõtteliselt. Aga nüüd meil on sõna, et kobarkepp. Kobarkepp, jah, et let's make it a thing, et kui saate mingi hashtagi lisada kuskile juurde pärast, siis oleks... Aga ma arvan, et jah, hashtag olmevana, hashtag kobarkepp. See kirjeldab ka minu tööd kusjuures päris hästi. Selles suhtes, see on nagu hea aluspositsioon, mida edasi liikuda. Okei, see on põhiline põhjus, miks me tahtsime sinuga rääkida täna, et kuidas sinu tööpäev siis välja näeb, mida sa reaalselt teed. Et meil on hästi lihtne öelda, et me võtame toorainet, teeme sellest midagi ja tuleb mingi... added value on ju ja siis põhimõtteliselt selle peale elame. Mida sina müüd? Sa ei müü oma aega otseselt, see ei ole mingi tunnitöö on ju, see on mingi projekt. Ma müün oma aega, selles suhtes, et nagu kommunikatsiooniteenus on ikkagi enamikel juhtudel on tunnipõhine, mis tähendab seda, et nagu advokaadid, eks ole, et kui ma lähen kliendi juurde, tund aega on koosolek, ma nõustan teda, siis selle tunni eest ma esitan arve, täpselt nagu advokaat, kui ma teen kirjutan talle mingit teksti, samamoodi korraldan üritust, samamoodi, see, kui palju tunde mul see ürituse tegemiseks läheb, selles ma tegelikult arve esitan. Et selles suhtes on ikkagi see tunnipõhine. Ma arvan, et kui tulla selle sinu alternatiivi juurde, või see, kuidas sina nagu oma päeva kirjeldasid, eks ole, et sa võtad mingisuguse toote ja sa teed sellest midagi, eks ole, et sa võtad mingid toorosad, eks ole, riiulissalt ja teed, lõpuks on sellest saab kokteil, eks ole. Et võibolla suhtekorraldaja töö on mõnes mõttes samasugune, et kõikidel minu klientidel on mingi oma sõnum, mida nad tahavad edasi anda, eks ole, et see ja see sõnumiga ongi selline probleem, et see, mis igapäevaselt sinu töö juures tundub kõige tähtsam ja relevantsem ja kõige huvitavam,
et tegelikult nagu tavalise meediatarbija jaoks või inimese jaoks, kes selles valdkonnas ei tegutse, tema jaoks jääb see kaugeks, tema seda, mitte isegi vau, vaid teda ei huvita see tingimata. Aga samas sa teed võib-olla mingeid asju oma igapäevaselt, mis sinu jaoks on nagu täielik rutiin, on ju. Aga mis selle inimese jaoks, kes lihtsalt lehte loeb, temal on nagu selle peale hoopis oot, mis asja see käib nii või. Et noh, mina olen võib-olla see selline kõrval, siuke vahelüli jah, et ma räägin nagu inimestega, ma aitan, kõigepealt ma üritan aru saada, mida nad tahavad, miks nad tahavad. Ja siis ma annan neile nõu, et kuidas see sõnum nagu välja saada ja mille kaudu ja mis see huvitav nurk on, mis nagu võiks kõnetada inimest. Nii et kui keegi avaldab mingi pressiteate või artikli, et siis kui teie uudiseid loete, teie vajutaks sinna peale, te loeksite seda ja teile jääks meelde, et võt on olemas selline ettevõte, kes teeb sellist asja, eks ole. Jaa, aga sa vist igasugused clickbait artikleid ei tee väga? Ei, clickbait selles suhtes, ütleme niimoodi, et kuidas võtta clickbait, eks ole. No kui ma näen mingi artikli nimetus, kus on mingi Vootolopäi /Putin/Trump/ siis minu arust on piece of clickbait juba. Need pealkirjad on enamasti toimetajate pandud. Et kui ma ise artikleid kirjutan, on kaks asja, et see kui ma ise artikli avaldan, see ei ole kunagi minu tööga seotud ja ma ise enda nime alt artikleid ei avalda kunagi niimoodi, et see oleks mingisuguse otseses konfliktis minu klientidega. Sest et ma iseenesest arvan, ma tean, et on nagu selliseid suhtekorraldajaid ja inimesi kommunikatsioonis, reklaamis isegi tegelikult nagu advokaate seas, kes võib-olla teinekord, ma ei arva, et pahatahtlikult, aga tihti nagu esindavad oma klientide huve, esinedes samas ise sõltumatu eksperdina. Et minu jaoks see ei ole nagu eetiliselt vastuvõetav, eks ole, et kui ma ise ja mul on isegi oma sõprade seltskonnas, eks ole, kui ma räägin mingist, kui läheb mingi teema, millega mina olen seotud üht või teistpidi, siis ma ütlen alati full disclosure, see on minu klient. Nii et selles suhtes, minu sõnad, te teate, et mina esindan nagu, mina ütlen neid sõnu seepärast, et mina saan seda infot oma kliendilt. Et taganed hästi diskreetselt diskussioonist ei, ma ei tagane kunagi, ma annan lihtsalt nagu need sõnumid edasi, eks ole, ja samamoodi nagu ma annan need sõnumid edasi ajakirjanikule, et ma ei näe nagu põhjust taganemiseks. Mul on, ma ei tea, kas see on nagu laws of attraction või niimoodi, et mul on kuidagi nagu läinud niimoodi, et ma ei pea häbenema ühtki oma klienti või ma ei pea nagu, ma ei ole pidanud nagu päriselt kunagi ennast ebamugavalt tundma, et kuidagi on nagu jopanud minul. Ma ise arvan, et see on law of attraction või siis nagu nendel inimestel, kes mulle ei meeldi mina, aga äkki ma oskan sellest väga vahetult kuidagi märku anda, ma ei tea. Rääkides natuke sinu eelnevast kogemusest, aasta 2017 Kaitseministeerium innovatsiooni koordinaator. Nii, ma ei saa sellest rääkida. Ma kujutan ette, sest ma ilmselt ei ole teadlik inimene just nagu selles suunas ja minu jaoks Kaitseministeeriumi innovatsiooni koordineerimine kõlab nagu eelarve lõikamine taskusse. Ma siiski seda päris okei, see mõttekäik. Mitte, et mul on mingi vandenõu teoreetik või midagi, aga see tegelikult on väga lihtne asi, mis on nagu ametnikel on kombeks on niisugune keeruliste sõnade taha peidetud. Tegelikult asja lihtne sisu on see, et riik eraldab iga aasta kaitse-eelarvet ja osa sellest kaitse-eelarvest läheb siis erinevatesse arendustegevustesse. Toetatakse iga aasta, ma ei tea palju see nüüd see summa on, sest on 2 aastat möödas, aga iga aasta näiteks Kaitseministeerium eraldab mingisuguse osa eelarvest, et erinevad ettevõtted, kes tegutsevad siis kaitsetööstuse valdkonnas, seal on kõik alustades mingisugustest saabastest, eks ole, sõduritele, telkidest, lõpetades nagu mingisuguste küberjulgeoleku lahendustega. Et nad tulevad, esitavad oma projektid ja siis Kaitseministeerium valib välja sealt, et kuhu nad sooviks investeerida. Et selles suhtes, näiteks see on osa innovatsioonist. Mina tegelesin ka hästi palju, tegin koostööd kõrgharidusasutustega. Meil on ju tegelikult on Eestis, ma ütleks, et meil on Eestis 2 ülikooli, aga see vist ei ole viisakas. Keegi võib-olla solub. Aga meil on Eestis mõned kõrgharidusasutused, mis on võimelised nagu panustama reaalselt innovatsiooni, eks ole, aga selge on see. Mis teine on TTÜ või? TTÜ, Tartu Ülikool, aga
on ka ju olemas seal veel see kõrgem sõjakool või see, noh, tal on pikk ja keeruline nimetus, aga Tartus on ju see kõrgem sõjakool olemas ja noh, eks sotsiaalia poolelt tuleb ka Tallinna Ülikoolist, eks ole, mingisuguseid asju, mis kaitsevaldkonda huvitavad, et ühtlasi ka nagu nendega koostöö tegemine, aidata neil näiteks leida mingisugused partnerlussuhted ettevõtetega Eestis ja ka väljaspool. Ja samas on Euroopal veel, kui sa võtad omakorda siis ju, ma eile just lugesin, et järgmiseks eelarveperioodiks, mis nüüd algab, eks ole, on seal eraldatud Euroopa ühisele nagu ühiskaitse rahastuseks, kaitsekoostöö rahastuseks on eraldatud 20 miljardit eurot. Ja sest 13 miljardit läheb tegelikult otseselt nagu suhteliselt otseselt või kaudselt kaitsetööstuse innovatsiooni. Mis on siis täpselt mingisuguste uute materjalide, relvade, noh, mis iganes asjade välja töötamine. Et noh, see kaudselt kõla, noh, siin saab nagu keegi kohe öelda, et oh my god, me valmistame sõjaks, on ju, aga noh, tegelikult kogu aeg on valmistatud. Kogu aeg on valmistatud sõjaks, on ju, sellepärast, et sõjaks valmistatakse, tänu sellele on meil internet, on ju, tänu sellele on meil mikrolaine ahi. Et noh, need innovatsioonid, mis toimuvad nagu kaitsetööstuses sageli kas väga oluliselt mõjutavad nagu ülejäänud tööstust ja majandust või siis avavad mingi täiesti, noh, avavadki uue majandusharu, internet, tehnoloogia, noh, see on ju. See on nii jabur, kui üldse sellest mõelda, eriti kui me räägime külma sõja ajast, on ju. Meil on nagu kaks vastast on ju, ja kui tripidel ringi kuskil Venemaal praegu või üldse post-Soviet alal kuskil või siis USAs ja vaadata nagu, kui palju omal ajal inimesed on sinna vahendeid ja jõudu sisse pritsinud, on ju. See on meeletu lihtsalt. Kõik need lennujaamad, kogu taristu, infrastruktuuri ja nii edasi, on ju. Ja ma ei tea lihtsalt, kui kunagi saaks seda lihtsalt suureta tsiviili. Jah, eks see on paratamatult mingi noh, ka asi, millele mina olen mõelnud, et what a wonderful world on ju, kui me paneksime kõik see papi, mis läheb sinna kaitsetööstusse, kui me paneksime ilmselt oleks ammu Marsil juba tomateid kasvatanud. No jah, vaata, ma arvan, et kui võib-olla sõjatööstusesse nii hullult poleks minevikus investeeritud, siis meil ei oleks vaja sinna Marsile minna selles suhtes, meil oleks maailmas paar kasutatavat ruutkilomeetrit rohkem, et selles suhtes praegu on ikkagi mingid piirkonnad, mis on alaliselt konfliktis ja kus sa ei saa tomateid kasvatada, kus muidu kus noh, kõik kasvab niimoodi, et vaata ainult peale jastu, eks. Et noh, see aga jah, eks see on tõsi, et ma olen ise ka nagu samal seisukoha, et selline pidev nagu selle summade juurde kruvimine ja selle nagu relvastuse tõstmine, et see ei tundu minu jaoks nagu väga mõistlik, et see on noh, see ongi nagu see, et nagu külm sõda lõppeski sellega, et eskalatsioon jõudis mingitesse haripunktidesse välja, on ju. Kui inimesed järgmine samm tuss juba. Täpselt, et sisuliselt üks osapool lihtsalt kurnas ennast surnuks. Noh, seal oli lihtsalt taustal oli see, et oli majandusmudel ja kõik see on ju kehvasti. Aga Nõukogude Liitu tegelikult, noh, ta kurnas ennast kogu see sõjatööstusega lihtsalt välja. Tühjaks, jah. Et jah. Ma ei tea, kui palju sa võid sellest rääkida, on ju, kuna sa olid juba innovatsiooni koordinaator, kas seal oli mingisuguseid asju või tehnoloogiad või esemeid, millest sa kuulsid või nägid ja oli mingi what the fuck selline asi eksisteerib? Siis kui mina seal olin, siis oli suhteliselt algus, noh, olid just alustamas või esimesed nagu avaldamised, see Milremi robot-tank või kuidas seda nimetada, niisugune ühesõnaga roomikutega asi, mis liigub mööda maapinda ringi, sa saad sellele peale monteerida, eks ole. Mida iganes põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt mida iganes, sa saad seda tegelikult kasutada ka humanitaartingimustes, näiteks kui sul on mingisugune konfliktipiirkond, sa ei taha sinna oma mehi mingite, noh, sa ei taha sinna näiteks, sul on vaja sinna toitu ja ravimeid saata. Noh, ütleme näiteks Jeemenis on mingisugune koht, kus sul on raske ligipääse ja elanikud seal on hädas omadega, on ju, aga sa ei saa sinna minna, sest et on ju mingisugused mässulised on näiteks teed, noh, see kõik on praegu lihtsalt näitlik olukord. Aga noh, näiteks sedasama masinat, Milremi masinat saad sa kasutada selleks, et saata nagu mingi toit ja ravimid. Sest noh, see läheb läbi, noh, need mässusid võivad sa tulistada, panna sellele pomme palju tahavad, see asi lihtsalt sõidab läbi, on ju. Ja noh, kui pomm laseb selle õhku, siis sa oled kaotanud lihtsalt, noh, okei, üsna kalli aparaadi, aga mitte inimese.
et selles mõttes on, noh, see oli üks asi, mida ma nägin, mina ei ole küll kuidagi selle arendusega seotud, et Siim nagu full disclosure, aga noh, see oli see asi, üks asjast, mida ma nägin, no hästi palju oli sellel ajal ja usun, et on ka tänaseni on sellist nagu kübervaldkonnas ja IT-lahendused selles vallas tööd. Et noh, tegelikult nagu huvitavaid ja leidlikke asju nagu tehakse küll Eestis selles valdkonnas. No lihtsalt peamine küsimus on ikkagi see, et kuidas sa nagu lõpuks murrad kuskile turule, kus sul on võimalus seda müüa, eks ole. Et noh, et kui mingid tüübid Eestist lähevad ja kuskile, ma ei tea, Saudi Araabiasse, noh, USA, need on muidugi, see on täiesti omaette teema, neil on Buy America Act, nemad on sisuliselt teinud niimoodi, et neil on seadusega peavad kõik ostma ise endalt, aga samal ajal ise ekspordivad kõigile mujale ja siis nagu hindadega lihtsalt tõrjuvad konkurendid välja, et see on nagu üks väga suur sükene süsteemne probleem minu hinnangul, minu siis kui tsiviilisik, noh see vootele, kes siin hommikul nagu gin toonik küll alkoholi vaba. See on nagu selle vootele hinnal, mitte kui Kaitseministeeriumi innovatsiooni koordinaatori nagu seisukoht. Aga noh, et ma arvan, et eestlastel on samamoodi, et noh, et seda eravud mõne väiksed, nii mõnelgi pool vähe tuntud, et noh, nendel ettevõtetel ongi raske, et sa pead tegema väga hea toote, samas sa pead tegema seda väga hea hinnaga. Tootmine Eestis ei ole odav enam ammu ja sa pead suutma sellega nagu tekitada selle usalduse, mis selles valdkonnas on hästi oluline. Kas tsiviilvootele, kuidas sa privaatsuspoliitikasse suhtud üldse, teades seda, kuidas andmeid töödeldakse? Sa ilmselt oled sellega päris palju kokku puutunud, on ju? Eks ikka, et selles suhtes, noh, see on ka praeguses töös relevantne, on ju, et noh, mida me teeme, kuidas me oma klientide andmeid hoiame ja kuidas me nagu tagame selle info turvalisuse. Sul arvutit ei ole siin? On küll. Seal on kleeps olemas kaamera peal? Mul on uus arvuti, on klapiga niimoodi, kui kunagi lahti teinud seda. Aga ükskord kogemata, kui ma puhastan siis, eks, panin kinni kohe. Ütleme niimoodi, noh, mis puudutab nagu klientide privaatsus on sellised nagu tööalased asjad, on ju, et kui mul mõni klient saadab mulle mingeid meile või mingisugused andmed. Kuidas see sinu töös kaitstud on? No, arvutiparool, eks me peame usaldama siin Microsoft ja teisi teenusepakkujaid, kes nagu seal oma antiviirused ja asjad nagu paigaldavad. No, aga tegelikult sporri ei vaata midagi sellist on ju. No ma arvan, et inimene, kes tööarvutis sporri, kui sa hakkad oma tööarvutis sporri vaatama, siis sul on natuke suuremaid probleeme kui see, et su info võib-olla lekib. Selles mõttes, väga aus argument. No ütleme niimoodi, et hästi suur osa, kui sa räägid just nagu enda andmete kaitsmist on tegelikult ikkagi selle, kuidas sa ise käitud. Kas sa nagu reageerid phishing emailidele, kas sa, noh, ja need muutuvad väga usutavaks, sest need ei ole mingi loll tädi Maali, kes on ju tahab saada nagu Kongo printsilt on ju miljoneid kätte, vaid me räägime nagu väga peenetest asjast, noh nagu näiteks siin SEB panga ja Telia nagu täiesti logodega on meile saadetud inimestele, mis näevadki välja täiesti legit. Jaa, ma ei mäleta, kelle käes ma meili sain. Oli see äkki minu auto täisteenus rendipakkuja või keegi. Ühesõnaga, seal on kontoris mingi inimene, kellega ma olen mingi paar aastat läbi meilide suhelnud, on ju. Tal on nagu nimi ja perekonna nimi olemas, ma olen ta isiklikult näinud, on ju. Ja siis üks päev ma saan meili. Ja mailboxis näeb välja tema nimelt, on ju. See on mingi ülipudru asja seoses lepingu ja mingi muu asjaga. Õiges eesti keeles, on ju. Aga ma saan aru, et see on nagu midagi natuke liiga palju, et nad küsivad seda. Ja siis ma klikin adressi peale, on ju, ja seal ei ole tema adress @lalala.ee, vaid tema nimi, punkt, tema perekonna nimi, punkt, mingi saast, @ ja nii ongi. See nägi nii legit välja. Ma sain ise vist mingi 2 kuud tagasi sain ka mingi meili, mis oli minu nagu rämpsposti sattunud ja mis oli minu enda aadressilt justkui tulnud. Ja noh, siis see ähvardaski, et mul on sinust video, kuidas sa masturbeerid. Siis ma ütlesin, sa pöörasid seda nalja. Et noh, ma ütlesin, et nii seal ikka, mul pole midagi häbeneda, enjoy noh.
et nii pigem olin ma solvunud, et nii vähe raha küsiti nii hea materjali eest. See selleks. Ühesõnaga me saame aru, et need asjad on muutunud. Meie, kes me võib-olla nagu uuemas generatsioonis üles kasvanud ja oleme natuke nagu rohkem harjunud selliste asjade meie jaoks nagu see ei tundu võib-olla nii ohtlik või me ei lange selle lõksu nii kergesti. Aga kui sa võtad ikkagi mingisuguse inimese, kes igapäevaselt arvutiga ei tööta, kes nagu kasutab meili paar korda nädalas, neid inimesi on ju väga palju ja siis sa teed meili lahti, sa vaatad, et oi, SEB on mulle midagi saatnud ja kõik näebki legit välja, sa vajutadki sinna peale ja sa annadki oma paroolid ära. See on nagu selline küberhügieeni küsimus. Mis puudutab enda nagu privaatsust, enda andmeid, eks ole, et see on trade-off on ju, et kui sa leiad, et sinu isiklikuks, kas niisama edevuse rahuldamiseks või ärilise mingisuguse erialase heaolu edendamiseks on vajalik see, et sa teed pilti sellest, mida sa lõunaks sööd, kus sa oled, kellega sa oled, siis lihtsalt ongi oluline, et sa oleksid ise teadlik sellest, et sa annad nagu oma privaatsuse ära. Et seni, kuni sa oled nagu nõus sellega, et ma annan selle osa oma privaatsusest ära, sellepärast, et minu jaoks on olulisem see, et inimesed teaksid näiteks, et ma teen hästi ägedat kokteile või et ma olen hästi nunnu koer või et mul on hästi ilus beebi, eks ole. Et kui sa nagu pead seda olulisemaks oma privaatsust ja riskidest, mis selle kaasnevad, siis see on fine, aga lihtsalt peaasi, et inimesed ise teadvustaks seda endale. See on minu seisukoht. Enamus juhtumisel see on ikkagi mingi ego onaneerimine. Ei täpselt. Ma ei ütleks isegi niimoodi, ma arvan, et praegu on ikkagi terve tööstus tekkinud sellele, terve tööstus on muutunud isiksuse kesksemaks. Kui sa vaatad kas või, eks ole, ajakirjanikke, et ajakirjanik on ju ikkagi kõige edukamad on need ajakirjanikud, kes on ühtlasi persoonid, eks. Selleks, et oma persooni brändi edendada, sul peab olema Instagram, sul peab olema, võiks olla ka Twitter, eks ole. Sa pead kasutada Facebooki. Kas Twitter on suur Eestis üldse? Sa kasutad Twitterit, meie üleüldiselt nagu suured sotsiaalmeedia suunamudijad. Ütlesin praegu nagu podcasti. See on meie Kaari Ruupor on ju, me oleme lihtsalt see on teine asi, see ei loe. See ei loe. Aga Twitterist nagu Eestis kindlasti nii suur ei ole kui võib-olla mujal, et Eestis on sinna Twitteris kogunenud võib-olla ikkagi sellised eriala inimesed, kes nagu jälgivad ise seda, mida välismaal teised inimesed ütlevad ja mingid välismaa väljaandeid ja kes tahavad nagu lihtsalt saada täiendavat infovoogu, mis on nagu mujalt tuleb. Et seal on nagu siuke mingi spetsiifiline täiendav infovoog, nagu neid oleks vähe niigi. Jah, aga sa saad alati valida ju, et sa saad Facebookis ka valida, et kas sa follow'id nagu mingi koerapilte või sa follow'id, eks ole, The Atlanticut või Foreign Affairsi või CNN, eks ole. See on täiesti valid, minu jaoks on... Kuidas su feed välja näeb, kui scrollida seda? Igapäevaselt mul on seal feedis ikkagi päris palju on sellist mingit, kuna ma natukene pursin ka prantsuse keelt ja loen prantsusekeelseid artikleid, siis mul tuleb päris palju mingisugust prantsusekeelset meedia väljand, kõik suuremad uudised, mis on, tulevad sinna minu feedi. Muidugi inglisekeelsed väljanded ja siis... Tšikid. Jah, seda muidugi. Ja ütleme, venekeelset ei ole, aga väljandid, mis Venemaal toimetavad, nagu sellised usutavamad väljandid, mõned seal ikkagi on, mis ei ole nagu riigi kontrolli. Sputnik või midagi. Sputnik, jah. Kui see Sputnikut ma followin ka ja see on lihtsalt sellepärast, et nagu huvi pärast jälgida, mis võtteid nad kasutavad. See ei ole see, et ma ise usun ja jagan seda. Sa näed ju seda täiesti teist moodi, seda tööriistana. Mina vaatan seda, jah, ma vaatan seda lihtsalt. Ega sa sisu ei vaata, see lihtsalt ju... Jah, täpselt, ma vaatan seda ikkagi siukse professionaalse kretinismi aspektist võib-olla pigem. Okei, kui me ennem rääkisime sellest, et palju iga inimene on nõus enda mingisugust nagu privaatsust ära andma. Ja me räägime üleüldiselt sellest, et kuidas ise ennast tänapäeval reklaamida, mis sinu arust, sinu jaoks kõige efektiivsem viis ennast reklaamida turule on? Või kuidas sina enda jaoks teed seda? Ma ise vähemalt tean. Checkin sinu Instagrami korraks. Ka palun. Ma ise ennast teadlikult niimoodi ei reklaami, et ütleme, ma vaatan nagu account is private. Opa, paneme follow. Ma aktseptin. Aga ei, üldiselt ma nagu eristan kanaleid.
et Instagram ongi mul private, seal on pigem inimesed ikka, keda ma vähemalt nagu näinud olen, kellega ma rääkinud olen ja kelle tegemised mind ennast ka huvitavad, mingid influencerid ma näiteks väga Instagramis ei jälgi, sellepärast, et mulle ei paku nende sisu lihtsalt alati huvi. Kes on tänapäeval nagu moodsad influencerid? Ma olen nii vana inimene, et tead neid palju porgendid. Ja ma pean ka oma naise käest küsima vist. Ma kuulen vahepeal taustalt mingisugust neid Instagrami feed'e, keegi räägib tal telefonidega. Ma pole ka siiamaani tähelepanu pööranud, kes need on. Ma ütlen ausalt, et... Kes on teemas praegu? Siin on nagu kes on praegu teemas, Instagrami influencer või? Eestist? No minu absoluutne lemmik on muidugi Helja Sillamaa. Seal nagu, selles suhtes, ta on täpselt, aga tervit, tšau Helja. Ta mulle meeldib sellest, et ta teeb oma, ta paneb üles nagu ilusa pildi endast, ta on ilus tüdruk, ta paneb endast ilusa pildi üles, aga ta paneb sinna... Helja? Helja. Helja. Aga ta paneb sinna alati mingisuguse sükse nagu sotsiaalselt natuke sükse mõnusa kriitika meelega teksti ja vaatasin samas. Updates. Updates. Ütleme, et ma Helja, kuigi ta mul ka isiklik tuttav, et ma jälgida sellepärast, et ta on influencer ja keegi ütles, et vaata, see on influencer jälgijad, aga mulle, tal on palju jälgijaid ja ta teeb nagu vaimukat sisu. Kui me räägime Eesti influenceritest, siis mis followerite arvust sa arvad, see on juba? Ma ütlen ausalt, et ma ei ole selles followerite asjas väga hea. Kui mul on mingi kliendi jaoks vaja näiteks tööalaselt, siis ma nagu lihtsalt viin ennast kurssi ja ma viin ennast kurssi nende mõjutajatega, kes on konkreetselt nagu selle toote või selle teenuse või selle ettevõtte seisukohast relevantsed. Sest selge on see, et sa ei vali ju mingisugusele näiteks ütleme toitaine toodet pakkuvale ettevõttele sama influencereid, kes nagu näiteks teevad mingit tehnoloogiat või mobiiltelefone. Need on ikkagi erinevad natuke. Followerite arv, minu arust seal Eestis on ikkagi juba see, et kui sul on nagu 10 000 natuke üle, siis sa juba võid nagu ennast justkui pidada influenceriks. Mina olen niimoodi aru saanud. Ja nano-influencer on see, on olemas nano-influencer. Nanosuunamudija. Nanosuunamudija, mikrosuunamudija. Nanosuunamudija, kus juures on 1000+ jälgijad. Nii et viimastel andmetel on mina olen ka, ma vaatan, nüüd sina tulid juurde just, kõik on muutud, et jah, mina kvalifitseerun ka nanosuunamudijaks. Teeme šotta selle taha. Ma arvan, et selle peab isegi mingi suurema pudeli siin laadima. Ma vaatasin, et teil oli seal võrdlikood nägin kuskil. Time to celebrate. Aga suunamudijad, ma arvan, et igal inimesel on õigus ju endale nagu leiba teenida, ennast nagu esitada nii, nagu ta soovib. Ega me seda mingi halva pärast ei küsi. Et ma ei annaks seda, et see, kas see minu maitsele peale läheb, on ise küsimus. Minule, ma ütlen ausalt, et minule väga palju sellised, kes ikkagi nagu oma nagu konto või oma nagu feed'id nagu ujutavad üle sellise asja, mis ilmselgelt on nagu reklaam ja koostöö ainult, et kui see inimene nagu kaob ära produktide taha, siis minul nagu kaob ka huvi ära. Et ma olen nagu näinud paaril juhul seda, kus inimene nagu hakkab liiga palju, ta nagu see isiksus kaob sealt ära, et nagu jääb ainult produkt ja koostööprojekt, minu vademin, eks ole. Samas on teiselt pool aru saadav ka, cashi jookseb ja sellega saab ju... Mingis mõttes küll, aga samas kui palju me näeme nagu üleüldiselt tootereklaami. Ma saan ka aru, miks see lihtsalt kopa ette viskab, kui sul kaob inimene ära, sest tegelikult meile meeldib inimese vastu palju rohkem huvi tunda kui toote vastu. Arvestades seda juba, et inimeses on palju sügavam põhi kui toode. Sa ei follow kedagi sellepärast, et ta tundub selle cool või huvitav inimene. Aga kui see cool ja huvitav inimene on nagu cool ja huvitav oma sisus nagu 10% ajast 90% on, mina ei tea, kas mingisugune jäätee või mingisugused, ma ei tea, kas või mingi robot-tolmu ime, ma ei kujuta ette, igasugused asju on. Eraldi võetuna kõiki neid asju on täiesti okei reklaamida ja kui see toode meeldib, ma kiida seda. Aga lihtsalt nagu, kui sa ikkagi nagu kasutad oma isiklikku kontot ainult selleks, et see on reklaamikanal, siis minul kaob huvi ära. Aga võib-olla teiste inimeste see huvi püsib ja nende jaoks on see sisu midagi väärt. See on minu nagu väga sügavalt isiklik seisukoht. Et minult ma olin ju selle
selle nagu teemaga puutusin kokku, ma koera võtsin endale. Sest kõik ütlesid, oi sul on nii nunnu koer, tee talle Instagram. Ma mingi, mis mu koeral Instagram. Ja see tundus minu jaoks jabur, ma ütlen ausalt. Nüüd ma muidugi avastanud, et väga paljud inimesed teevadki oma koerale Instagrami. Ja paned mingi pet shopiga. Panevad pet shopiga ja siis inimesed jälgivad ja neile meeldivad need koerad ja ma saan aru, see on fine, on ju. Ja kui sind see huvitab ja sa tahad seda teha ja sa teed seda hästi, siis jumala eest anna tuld. Aga minu jaoks tundus nagu imelik, et sa võtad endale koera, kes on, minu jaoks on parim sõber, Diego. Ma ei tea, kus ta on midagi. Joob esimesel korrus. Ei, istub siin trepi peal. Valvab sissepääsu. Valvab sissepääsu, jah, ta alati valvab seljatagust. Et minu jaoks on tegu nagu ikkagi parima sõbraga, et ma ei tea, kuidas ma lihtsalt ei tunneks ennast võib-olla väga nagu ma ütlen, ma olen üks väga haruldane tõug, et ma olen nagu mingi moraali ja eetika tunnetusega suhte korraldaja, et ma üldse ei saa aru, miks mulle palka makstakse, kuidas ma see välja teenin. No, kui sa oled? Õpib minu alles. Jätkake. Et ühesõnaga mina isiklikult ei teeks nagu oma koerale ega kindlasti mitte lapsele ei teeks ühtegi sotsiaalmeediakontot ja lapsele sellepärast juba, et tal võiks olla oma valik ja koerale sellepärast, et ma panen tast enda kontole pilti üles, et inimesed, kes tahavad teda näha, nad võivad teha ka seal jälgida ja minul ei ole nagu huvi, et võhipõõrad inimesed vaataks minu koera ja kus ta käib ja nad on. On ju, Diego? Hei Diego. Aga Diegoga pildid saavad alati keskmiselt 2 korda rohkem laike kui sinuga. Isegi kui ma palju ülakehaga olen, mis on minu jaoks tõesti aru. Teagi, kuidas nüüd võtta seda. Ma pean su kontot ikkagi üle vaatama natuke. Okei, jah, see on nii jabur tegelikult, et kuhu see kõik liigub, et see sama kas või Black Mirror, mis ilmus millal 4-5 aastat tagasi. Ma ei tea seda, ma pole näinud seda. Pole näinud või? Ilmselt kõik on sellest 100 korda sulle rääkinud. Ma olen sellest kuulnud hästi palju, ma pole seda näinud tõesti. Et millest see räägib üldse? See on siis selline sari, kus iga seeria on eraldi skriptiga, eraldi nagu teemaga, aga iga episoodi selline läbiv through line on, mis võib juhtuda, kui teatud tehnoloogiad tulevad meie ellu. Et see on nagu sellise tehnoloogilise suunitusega dramaatiline thriller. Eks seda tehnoloogiat tahetakse ju dramaatiliseks ikka teha ja see on ju alati olnud, et igasugune uus tehnoloogia sellega kaasnevad omad ohud, eks ole, et võtame kas või tuumaenergiana. Ilmselgelt see on ohtlik, aga kui me ei oleks nagu omal ajal tuumaenergiat kasutusele võtnud, siis ma arvan, et progress oleks olnud ikkagi väga-väga palju aeglasem. Ja üleüldse vaadates seda, et kas ja kuidas me sellest tuumaenergiast tulevikus mööda saame, kus me peame tootma elektrit niimoodi, et me ei saastaks väga palju õhku, samas mis on 70% Afrikast on praegu vist niimoodi, et seal ei ole elektrit, inimestel püsivat ligipääsu elektrile. Et kuigi mulle väga meeldivad nagu tuulikud ja päiksepaneelid, aga tekib küsimus, et kuidas sa tagad nendele inimestele sellele elanike arvule nagu piisava nagu voolu, et ilma elektrita ei saa ükski piirkond arenema hakatagi. Kuulsin kuskilt mingisugust uut tehnoloogiat soolasammastega, kuumade soolasammastega. Ma olen ka sellest kuulnud, aga mitte... Mis pidid hästi nagu korralikult tegelikult elektrit tootma. Aga ma ei ole, üks päev nagu proovisin materjali leida selle kohta, aga ma ei leidnud väga palju materjali. Vähemalt veebiavarustest. Erinevaid ägedaid tehnoloogiad muidugi testitakse kogu aeg ja selles suhtes ongi minu arust hästi huvitav aeg praegu ees ootamas, et kui nagu on ikkagi niivõrd suur organisatsioon, kui seda on Euroopa Liit on võtnud nagu ette, et me nüüd võtame selle endale eesmärgiks. Et mina nagu kindlasti nagu elan sellele kaasa ja ma nagu huviga tahaks näha, et nagu mis tehnoloogiad või mis lahendused sealt välja tulevad. Sest võtame kas või, lugesin mingi päris huvitavat võrdlust sellest, et enne kui hakati kasutama petrooleumi, kasutati ju lampides vaalarasva. See oli mingi lühike periood, aga see on reaalselt, it was a thing. Ja sul oli niimoodi, et sul olid tänavavalgustused Londonis olid vaalarasva peal.
et kas sa tuleksid täna selle peale, et see oleks vaalarasvaga põlev lamp, on ju. Ja miks nagu võeti petrooleum kasutusele, oli ju sellepärast, et see lihtsalt nad tapsid nii palju vaalasid, et enam ei olnud vaalarasva saada ja see hind läks nii üles, et nad ei saanud seda enam lubada. Et iga kord, kui sul mingi ressurss hakkab lõppema ja see hind läheb liiga suureks, siis see soodustab mingisuguste alternatiivide teket. Et kuhu me nüüd nagu jõuame selle suunisega, minu jaoks lihtsalt nagu väga, väga huvitav vaadata. Okei. Natuke sinu eelnevast kogemusest veel on ju, sa oled mõnda aega Briti saatkonnaga kuidagi saadud olnud või sa töötasid lausa seal või? Töötasin ka Briti saatkonnas tõepoolest. Sinna kutsus mind. Kuidas täpselt, kuidas said? Kuidas ma sinna sain? Mõis on vahva lugu. Läksin rugby trenni. Koos Hansoniga? Ei Hansonit, ma siis ei teadnud. Aga ma läksin, ma olin Pariisis õppinud, ma mängisin Pariisis nagu kooli kõrval, proovisin rugbyt, sest ma ei teadnud, et seda Eestis üldse kuskil saaks mängida. Siis ma jõudsin tagasi Eestisse, avastasin, et Eestis on ka rugby trenn. Okei, fine, lähen siis rugby trenni Eestis. Ja oli minu esimene võistlus ja ma ei teadnud, mina pole planeerinud osaleda sellel mängul, sest ma olin ainult mõned trennid käinud ja lisaks mul oli ka pohmelus ja siis tuli välja, et see mäng Bulgaaris või? Ütleme niimoodi, et see oli ei olnud hea olla ja mis siis oli, mis siis selgus oli see, et me mängisime kuningliku mereväe meeskonna vastu. Et nad olid tulnud oma laevaga siia Tallinnasse külastusele ja siis Briti saatkond oli teinud nagu mingisuguse sellise nagu korraldanud siukse sõprusmängu on ju. Ja et pärast seda siis veel nagu siuke piduga, rugby's ongi siuke komme, et sa teed mängu ära ja siis mõned meeskonnad lähevad koos kõrtsu ja see on siuke gentleman'ide mäng, et sa seal nagu väljakul silmad sinised ja veri voolab ja kondid on katki, hullematel juhtud, tegelikult ei ole nii hull. Aga et ühesõnaga on suhteliselt brutaalne mäng, eks ole, aga et siis kui nagu vile käib lõpus ära, surutakse kätte ja see asi ongi päriselt nagu ta on ja meeskonnad lähevad koos nii-öelda kolmandale poolajale, mis siis enamasti on kuskil pubis, eks ole, ja kõik on nagu happily ever after, eks ole. Ja siis ma läksin sinna väljakule, see ei olnud nagu väga mugav, sellepärast minu arust oli niimoodi, et pärast seda mängu mul isegi foto kuskilt, ma olin saanud putsaga näkku ja mul oli siit niimoodi, mul oli minu arust siit pooleta see arm on sellest või? See ei ole sellest aga mul oli niimoodi, et mul olid siuksed nagu mingi külakuhi või mingi asi oli ilmselt olnud ja keegi, ma ei olnud saanud tugevasti ega midagi, kuskilt ei olnud, aga mul olid nagu see korkidega, putsakorkidega olid siit nagu mingi kolm triipu niimoodi läksid siit näo pealt. Siis tuli välja, et see nagu mängu järgne nii-öelda kogunemine või grillimine oli Briti Suursaadiku residentsis, sest toona see ei ole ju siin Wismaris on ju? Ei ole, see on saatkond ise, residents on seal Pirita kosekandis. Et Chris Holpi siis, kes tookord kes toona oli suursaadik, korraldas seda, ta oli ise suur rugby fänn. Ja seal me jäime juttu ajama ja siis mõned kuud hiljem ta ütles, et kuule, et vaata, me otsime, nad olid kuulutanud välja konkursi, et nad otsisid mingit inimest. Ta ütles, et kandideeri, et vaatame. Kandideerisime, seoses kõik oli õiglane, seepärast, et see läks nagu, see käis suursaadikust nagu mööda kõik. See läks nagu otse kuskile sinna personaliosakonda ja käis veel Londonist need asjad läbi. Ja kuidagi ma tulin seal nagu niimoodi välja, jah, et mind nagu sinna tööle kutsuti. Ja see oli äge töö, selles suhtes ta oli, ma arvan, siuke majandusdiplomaat, et sisuliselt kõlab väga James Bondilt. Kõik kõlab väga James Bondilt, aga tegelikult igapäevane praktiline töö oli ikkagi selline paberimajandus. Seal ei olnud paberimajandust seal väga ei olnud, et päris palju oli just sellist, et sa korraldad mingeid üritusi, viid kokku Eesti ettevõtteid, Briti ettevõtetega, tuleb mingi Briti delegatsioon, eks ole, ütleme mingi Briti valitsus saab oma delegatsiooni tutvuma Eesti e-riigi lahendustega, siis minu asi oli teada nagu kõik inimesed Eestis, kes on nagu relevantsed, kellega nad võiksid kohtuda, kes võiksid asju tutvustada, tutvustasid omavahel, korrasid mingi õhtusöögi, oli ka üks, ütleme kõlab fun. See oli päris fun, oli ka muidugi oli ka tõsisemaid asju, ütleme siin oli mingi andmesaatkondade teema, et ma ei tea, kas see ütleb teile midagi,
andmesaatkond. No see, et kogu see Eesti riigi andmed. No kogu Eesti riigi andmed on kuskil pilves olemas, eks ole. Noh, et backup juhuks, kui siin nagu midagi juhtub, et on olemas nii-öelda backup kuskil nagu teise riigi territooriumil. See on siis andmesaatkond nii-öelda. No ja siis oli vaja seda riiki leida, kuhu teha see andmesaatkond ja siis UK oli üks, kus suunas pushiti. Aga lõpuks jäi see minu arust Luksemburgi, sest britid olid nii aeglased, et nad ei saanud üldse nagu, ütleme siin nagu Eestis koha peal saadi väga hästi pihta, aga Londonis nagu, seal oli keeruline. Ma mäletan ühte koosolekut seal Briti nii-öelda välisministeeriumis, siis Foreign Commonwealth Office'is, et seal oli üks sükene ehtne, nagu kuskil Briti sarjast võiksid ette kujutada sükene rahvusvahelise õiguse jurist, kes on keelt oli nagu lihtsalt ämbliku võrgud maha klopitud pealt enne kui ta nagu koosolekuruumi juhatati ja siis ta istub seal minu vastas. Ma olin ka täiesti nagla tol hetkel, ma olin 26 või? Jah, 26 ja siis istun mina seal on ju 26 aasta mingi pädakas kuskilt Eestist, eks ole. Ja siis see tüüp seal seletab mulle, et me ikka, ma ei näe, et me saaksime seda teha, sest et kui teie andmesaatkond tuleb siia ja teie vastu toimub küberrünnak, siis see tähendab seda, et meie oleme ka otseselt sõjategevusse seotud. Et sellist asja me ei saa teha, see on meie põhiseaduse vastane umbes või midagi sihukest rääkis mulle. Siis ma olen mingi, et te olete ju NATO-s. Jah, artikkel 5. Mingi, et umbes see oli, this is what I was dealing with nagu. See oli lihtsalt üks lõbus olukord ja me pushime, seal oli muidugi muid takistusi ka kindlasti, mis olid tol hetkel, aga see oli siuke nagu näide siuke võib-olla tõsisemast ja sisulisemast tööst, aga üldiselt enamus oli jah selline näpud püsti ja näpud püsti oli ka jah. Näpud olid püsti seni, kui ma ärkasin jaanivõttu järgsel hommikul üles, vaatasin uudiseid ja mõtlesin, bloody hell nagu Brexit. Siis oli selge, et see, sest pärast seda ja oligi niimoodi, et kõik ikkagi läks, kogu ressurss läks Brexitile ära, et ei olnud nagu, oli keeruline teha sellist konstruktiivset. Kas see tähendas, et sind koondati või see läks ise mina? Põhimõtteliselt koondati ja tekitati minu töökoha asemele 12 töökohta, 2 nagu muud töökohta ja siis hakkas eesistumine ka ja neil oli vaja ka eesistumisega tegeleda, Eesti eesistumine. Neil oli ka sellega vaja tegeleda ja sinna siis oli vaja sihukest inimest, kes nagu läheks lennujaama järgi ja vaataks, et hotellid oleks bookitud ja mingi sihukene olmeona. See oli nagu full olmeona töökoht. Just tahtsin. Et seal oli nagu full olmeonas #kobarkepp töökoht, eks ole. Ja mis on kindlasti mõne isiku dream job. Absoluutselt, et ma tean, et ongi inimesi, kes saavad sellega väga hästi hakkama ja naudivadki seda, et aga mina läksin sinna selle töökoha pärast, kus ma olin ja ma arvan, et see oli siuke mõlemal poolel, me saime aru, et see ei ole nagu mõtet, et lihtsalt olukord on muutunud, Brexit on juhtunud, eks ole, et see asi on muutunud, ajased on muud, enam ei saa seda teha ja oligi kõik, et see oli siukene. Oligi nii lihtne, et oligi kõik, on ju? Oligi kõik, jah. Siis ma võtsin seal 4 kuud vabaks, võtsin riigilt natukene oma juba makstud makse tagasi ja tegin baari, võtsin koera. Asin paari pankrotti, koer on alles eks. Kuidas läks? Kuidas sulle meeldis meie äri? Fucking hell, nagu kuradi teine maailmasõda ja genotsiid, never again. Ma kaifisin seda küll, aga vale arvestus oligi see, et me koos sõpradega, kellega me seda tegime, me mõtlesime, teeme seda nagu muu töö kõrvalt. Et võtame professionaalsed inimesed tööle, eks ole, aga et me ise nagu käime seal, et üks teeb on ju raamatupidamist, kes oskas, mina teen on ju sotsmeediat natukene, käin koha peal niisama majandamas vahepeal ja kolmas vaatab oma, et finantsid oleks kogu aeg korras. Miks me küsime, et meil on meie ümberringi, me suhtleme selliste inimestega, kel on mingi edu, profit, funky, näpud püsti. Te kutsite mu sellepärast, et ma läbi kukkunud. Meil on alati väga huvitav rääkida inimestega nagu ükskõik mis valdkonnas nad ei tegutse, on ju. Et kui midagi läks sassi või valesti, et nagu, mis olid need põhjused, et kas meil on nagu millegi pealt õppida? No ütleme, et peamine põhjus ilmselt seal oli see, et
noh, see turukonkurents on nii tihe ja sa defineerid ju ennast suuresti nagu sellega, et kui palju sa investeerid sinna ettevõttesse. Sest et see investeering, see laen, see ju paneb sulle kohe algusest peale selle kohustuse ja surve. Et noh, meie nagu, ma arvan, et meile läks kalliks maksma. Ma arvan, et meile läks peamiselt kalliks maksma see, et me läksime nagu lihtsalt üsna enesekindlalt peale. Et me arvasime, punkt 1A, et me suudame seda teiste töökohtade kõrvalt nagu majandada. Noh, et muidugi me palkame professionaalsed inimesed, eks ole, ja nii edasi. Ja B kindlasti see, et me tegime ikkagi sinna sisse ja tegime liiga suure investeeringu. Et noh, me konkureerisime samal ajal, eks ole, terve Kalamaja kerkis täis nagu kõrtse, kus nagu kogu investeering oli see, et sul oli mingi euro alused kokku klopsitud ja mingi siiamaani niimoodi, eks ole. Et noh, me konkureerisime suhteliselt nagu karmis tingimustes ja noh, küllap me oleksime pidanud ka nagu seda rendilepingut vaatama kriitilisema pilguga, sest et noh, meile alti sisuliselt mingi totaalne peldik, mille meie endine lainepaar, mis on, ma saan aru, et on legendaarne siiamaani paljude inimeste jaoks, aga noh, et selleks, kui lainepaarselt oli välja kolinud, oli see ikkagi väga, väga mannetu seest välja, et noh, see oligi kõik välja, noh, täiesti nagu betoonini puhtaks. Et noh, meil oli nagu see, et võtsime küllaltki kalli lepingu, ventilatsioonisüsteemid, nende ehitame, eks ole. Et noh, selles suhtes me, noh, et see ja siis ei teada, kuidas kui sa midagi ehitad, kuidas sul hakkab järjest juurde tiksua mingeid asju. Jep. Me lihtsalt praegu noogutame vastu. Et aga noh, üldiselt oli nagu noh, eks me jäime seal suurde miinusesse. Ma arvan, et kõik me osanikena oleme maksnud või siiamaani maksame ära noh, mingit sellist summat, mis võiks võrdud ühe korraliku korteri sissemaksu hinnaga, on ju. Aga noh, kui ma nüüd tagasi vaates, ma mõtlen, et no kurat, aga fun oli. Et nagu, ja noh, see kogemus kahtlemata on ise, et noh, ma olen ise nagu hiljem, kui ma olen kas või teinud koostööd mõne restorani või baariga või mingeid üritusi teinud koos, et noh, ma nagu oskan nendega suhestuda, ma tean, mis nagu nende jaoks oluline on, ma nagu mõistan seda paremini, et ma kindlasti ei hoomaks seda praegu niimoodi, kui mul enda see kogemust nagu taga ei oleks. Tundub nagu lihtsalt natuke suurema aastamaksega elukool või? Jah, seda küll, et noh, et aastamaks jah, ja kui siis noh, ma ütlen, et ega tegelikult noh, eks seal oli ka muid fakte, ma lihtsalt ei taha hakata süüsta, et oi asukoht oli halb ja ilm ei sobinud ja nii edasi. Aga fakt on, et seal on nagu pärast meid on olnud ikkagi üks koht veel, nüüd on teine. Nüüd on juba teine koht, et see oli kõigepealt oli see koht üldse tühi hästi pikalt pärast meid, et minust see oli pea aasta aega, pool aastat oli kindlasti minust kauemgi, oli see pind täitsa tühjana, kuigi täiesti nagu kesklinnas, kus nagu noh, peaks olema nagu kõik võimalused teha nagu normaalselt ja mingit ettevõtet. Ja pärast see, kes pärast meid tuli, see pidas isegi vähem vastu kui meie, see oli minust alla aasta. Aga noh, tema tuli ju veel pinnale, mis oli renoveeritud, sul on WC, et kõik asjad olid olemas, et sisuliselt tulid sinna ja panid tuled põlema, noh võrreldes sellega, mis meie tegime. Et noh, nende jaoks oli ikkagi täiesti teine. Kas sa oled nüüd Margo juures käinud või? Kelle? Sorry. Margo Palu ja Jakitori. Ma olen sealt mööda kõndinud, aga ma ei ole sinna sisse astunud, ma tunnistan. Sest et see on avamiskellaajad on vist sellist, et iga kord, kui ma sealt mööda on kõnnis, ma lähen kuhugile. Aga ma olen kuulnud hästi palju head, et ma kindlasti plaanin sinna minna. Seal Islandi kohas ma käisin ja see oli tegelikult nagu söögid ja asjad olid jumala head. Et midagi ei ole öelda. Ja noh, tegelikult ütleme niimoodi, et ega Beemotiga oli ka niimoodi, et selleks ajaks kinni pani on sellepärast, et tegelikult sisuliselt omanik ikkagi sõi meid välja. Noh, selle pinna omanik, rendilandja. Põhjusel? Noh, eks me olime võlgu, jah, me olime rendis võlgu, okay. Et selles suhtes, aga see võlg, ütleme niimoodi, et noh, ma tean teisi kaasuid, kus nagu selliste võlgnuste puhul, noh, lihtsalt omaniku huvi, et ikkagi oleks mingi toimiv koht all, noh, leitakse mingi viis, eks ole. Ja küllap meie oleksime ka selle leidnud, aga noh, meil oli niimoodi, et meid pandi fakti ette nagu samal päeval, ilma igasuguse ette hoiatused, noh, fakti ette, et noh, et nüüd minge. Et muidu on veel no money, uks. Ja jäeti kõik meie asjad, mis seal sees olid koos kassaga, jäeti endale sisuliselt, noh, kohvimasinad, kõik pudelid, kõik asjad on ju. Noh, absoluutselt peldliku vaber, noh, kõik, me ei tohti mitte midagi kaasvata sealt. No see oli selles suhtes, noh, pinna omaniku poolt selline käitumine, ma ei tea, kui hea mõte see oli. Seda enam, et tegelikult, kui me olime just saavutanud, selleks ajaks me olime 2 kuud olnud tegelikult niimoodi meie jooksvad kasumis. Mis olid nagu suvekuud, keset suve, mis selles piirkonnas tegelikult jah, täpselt. Et noh, ütleme, et ma arvan, et seal oligi noh, ilmselt oleks saanud mingeid asju teisiti teha,
ja ilmselt suur osa sellest oligi meie enda süü, aga tegelikult see koht oli lahe ja mina olen siiamaani seisukoha, et me tegime head asja ja väga paljud inimesed, kes seal käisid, ütlesid, et me tegime head asja. Mõned on küsinud mult paniinide retsepte kus juures, päriselt nagu ütle, et kas sul on need paniinide retseptid kuskil alles, ma tahaks kodus endale teha. Ja ma tean, et mõned võtsid minu paarimeestelt võtsid need džinni tõmmiste retseptid ja teevad ise kodus endale džinni tõmmiseid, mingi litsi džinn oli meil mingisugune hull asi, mida kõik tahtsid. Litsi džinn. Litsi džinn. Jah. Litsi on natuke liiga korralik. Meil on ka oma tõmmis olemas. Kumb? Surm. Millega see on? Kõlab intrigeerivalt, räägi veel. Reaperiga Reposado tequila. Aga see ei ole midagi, mida sa tahad proovida. No see on siuke meeleolu tõesti. Kas see on see nagu antireklaam, et te teete nagu, et see provokatsioon, et sa ei julge, sa ei taha seda nagu, aga siis nagu. Kas sa dissidendis ei proovid kunagi seda, mis Karafinis oli hästi vürtsikas? Dissidendis oli alati see, et te tegite mingisuguseid erinevate asjadega hullud häid Tom Collinseid ja ma olen nagu sellega me ei teinud kindlasti. Ja, aga ma ei võtnud seal kunagi nagu, ma võtsin alati mingi Tom Collinsid olid erinevad, mis olid ja siis ma I'm a sucker for good Tom Collins nagu ja seal oli alati minu arust oli, kui ma tulin dissidenti, siis seal oli alati Tom Collins oli põhivärk ja mingeid muid džinni kokteile ka, mis te tegite, aga Tom Collins oli mul nagu lemmik. Meil on Reaperi piprad, me selle pipra poest ossime, et kui võtta Habanero, siis see on nõrgem. Jah, 8000 Scovilli tasandil. Vahet ei ole midagi sükeste. Reaper on 2,2 miljonit. Siis me panime need ligunema tequila sisse, see on süke. No, et põhimõtteliselt, kui sa tahad aimu saada... See ka on nagu mingi siuke asi, mida peaks enne basseini pidu jooma, et selles suhtes, kui see nagu 1 või 2 päeva enne basseini pidu, et siis sa saad nagu, saad nii-öelda ranna vormi õigeks ajaks või? Põhimõtteliselt, kui peab minema sõpradega vürtsikat toitu sööma, et siis paned korra kõrre sisse, teed suu juba ette valmistuse ära ja siis ei nuta vähemalt. Selle ranna vormiga ma arvan, et ainuke efekt, mis võib-olla ei meeldi sul on see, et kui sa proovid seda ja siis sa saad aru, et see põleb, siis mingi 3-4 tunni pärast sa saad aru, et see võib põleda nagu mitmelt poolt. Nojah, aga vähemalt ega see, vaata, kunagi on oluline see, kuidas sa ennast tunned, oluline on see, kuidas sa välja paistab. Et seni, kuni sa saad nagu kõhu vastu selga ja on nii-öelda fit as fuck, siis on ju tegelikult kõik hästi. Me ei ole kunagi mõelnud selle tequila peale, et see on fitness thing. Aga nüüd ongi selling point, see on Eesti, see on maailma esimene fitness tequila. Tahad kiiresti rasva põletada, siis võtta sellest pitsa ja see põletab sul sees. Sa saad selle kringli venna endale, mis ta nimi oli, mul kogu aeg meest. No see Karjane. Ei, no see kringli tüüp, no see, kes neid Kringli tüüp. Fitlapi teeb, no see tervises toitumisest Orgu. Kutsud Eeriku Orgu, ta teeb see reklaami ka võib-olla. Tead, meil on, ta ise ei tea sellest veel, võib-olla kuulab kunagi, aga meil on suur baari toetaja ja anyway supporter on Ott Kiivikas. Jah, sest Oti Muna on see, mida me Oti Muna Valge. Okei, Oti Muna Valge, aga meil on... Ühesõnaga, see on baar, millel on kulturisti munad. Ei, kulturisti munade Valge. Oluline eristada seda. Vaata, teinekord on, et siin on nüüd, ma ei esita arvet sulle praegu, teinekord on sama oluline kui see, mida sa ütled, on ka see, mida sa ütlemata jätad. Et täpsustused ei ole alati vajalikud. Selles suhtes, seni kuni keegi neid ei küsi, sa ei pea täpsustama. Asi on selles, et see... Väike Ott on meie jookses. Et see on juba väikseks Skype hashtagiks muutunud. Otimunad. Hashtag Otimunad. Hashtag Otimunad. Ja meil on... Inimesed... Okei, aga ära siis selle kobarkepi hashtagi kõrvuti pane. Inimesed võivad valesti mõista, inimesed võivad solvuda, ei ole vaja. Jaa, aga no inimesed on nii, Otimunad, ei, Otimunad. Kes Ott on? Käitus halvasti siin. Miks te Otimunad kasutate oma jookides siin? Aga päris lahe. Kindlasti tahaks hästi natukene meil aega natuke on ju.
otse loomulikult Reformierakonnade. oi, Jesus. Me oleme Kristoga mõlemad niivõrd apoliitilised inimesed, on ju. Nii. Kusjuures minu jaoks apoliitiline tähendab seda, et ma ei taha sellest rääkida. Minu meelest see, et sa tahad see tähendab, et seda antipoliitiline võib-olla. Ma lihtsalt hoian eemale. Aga anna tuld, anna minna. Mis tegid? Miks nad siit välja peksid? Ei, sa läksid ise ära. Keegi mind välja ei peksnud, et ise läksin, ise tulin. Tohutult äge kogemus. Kas olid erakonna liige ka siis? Ma olin erakonna liige, jah. Aga ma olin erakonna liige juba ülikooli päevilt. Ma arvan, et mingisugune suhteliselt, kuna ma õppisin riigiteadust. Et ma olin vist 2 aastat õppinud riigiteadust. Ja ma olin nagu suhteliselt nagu selgele aru saama sellest, et milline minu nagu poliitiline maailmavaade on, eks ole. Ja siis sa õpingute kõrvalt tahad nagu näha seda praktilist poolt ka, mitte lugeda ainult raamatust, siis ma hakkasin seal suhtlema mingisuguste kohalike reformierakondlastega Tartus. On ju. Ja hakkasin nendega suhtlema. Ja Reformierakond tegi seal ka mingisuguse päris ägeda koolituse tookord, kus tõesti oli niimoodi, et võeti mingid noored said kandideerida, võeti nagu noored enamasti üliõpilased, kes olid siis erakonna liikmed, võeti kokku. Reformi jugend või? Reformi jugend, sa võid seda niimoodi nimetada, et mõned olid sellised väga aktivistid, on ju, kes mõned neist, kellega me koos käisime, on siiamaani töötavad peasekretär Erki Keldoga, tegime koos programmi tänase peasekretäriga, et kutsuti kohale ja kutsuti, muidugi oli seal Reformierakonna nii-öelda ministreid tol ajal, kes käisid nagu ja andsid loenguid, aga päris palju oli tegelikult ka ametnikke ja oma ala professionaale, kes ei olnud nagu tegelikult poliitilised selles mõttes ja rääkisid nii-öelda riigi toimimise ja juhtimise nagu köögi poolest. Et ma arvan, et see oli, sealt sai nagu mingi kontakt alguse, siis kui ma olin ülikoolis, kui ma tagasi tulin, ma kõigepealt õppisin Pariisis, siis õppisin Peterburis natukene. Ja kui ma tagasi tulin, siis mul oli vist põhimõtteliselt ainult magistritöö oli jäänud teha. Mul nagu Tartusse ei olnud nagu põhjust tagasi minna, sest mul ei olnud kooli vaja enam minna. Mul oli vaja lihtsalt see töö ära teha. Ja siis ma oleks võinud seda teha selle ajal, kui ma Peterburis õppisin, aga kui ma Peterburis õppisin, siis mul oli nagu nii palju ekstrakurikulaarseid tegevusi, et ma ei saanud nagu magistritööd kirjutada nende kõrvalt. Aga siis ühesõnaga ma tulin tagasi ja hakkasin, otsisin tööd, on ju, aga tegelikult track record'id sellist ei olnud, et ma oleks kuskil ju nagu päriselt nagu mingi erialasel tööl olnud ja ma polnud ka kuskil nagu üheski ministeeriumis praktikal käinud ega mitte midagi. Et siis ma nagu natuke aega otsisin tööd endale. Siis ma olin juba peaaegu, et ma olin minemas Postimehe majandustoimetusse, sest nad kutsusid mind ja tegelikult ma olin ajakirjanikuna kunagi töötanud ammu enne ülikooli majandustoimetuses. Ja ma ise seda enne ülikooli ajakirjanikuna majandus. Jah, ma läksin keskkoolist, läksin suvereporteriks. Minu arust, kui ma Postimehesse läksin, ma olin äkki 18 olin küll vist. Okay. Ja 18 olin ma küll täis. Ma läksin keskkoolist, läksin pärast 11. klassi. Läksin suvereporteriks ja siis ma talvel tegin kaastööd ja siis järgmine suvi läksin uuesti suvereporteriks. Ja siis ülikooli esimesel kursusel tegin ka nagu distantsilt Tartust kaastööd. Ühesõnaga, mul oli see kogemus olemas, mul kontaktid nagu Postimehes olemas ja nad kutsusid mind ja ma olin sisuliselt juba valmis sinna minema, aga siis helistas mulle Reformierakonnast toonane inimene, seesama, kes oli ka seda koolitust korraldanud. Ja siis kuule, et ma kuulsin, et sul on nagu, et sa otsid praegu tööd, et meil on tegelikult vaja nagu Riigikogusse vaja juurde nagu meediainimest. Ja kuna mul oli see meediataust olemas mingisugune, meil oli meedianõuniku vaja kirjutada, ma oskasin siis ma küll väga tahtsin Postimehesse minna, aga töötada Postimehe majandustoimetuses, käia ülikoolis, minna magistrisse, käia Venemaal õppimas, Prantsusmaal õppimas, selleks, et minna siis tagasi majandustoimetusse, tundus mulle lihtsalt nagu, et minna kohe tagasi täpselt sama kohal, mis sa enne ülikooli tegid, tundus minu jaoks nagu lihtsalt et võib-olla ma võiks nagu proovida enne midagi muud. See nii Peterburis kui Pariisis käisid koha peal? See ei olnud mingi... Ei olnud, ma elasin Pariisis, elasin Peterburis ka 4 kuud, semester, eks ole, aga ikka ei koha peal. Ja siis kutsuti Reformierakonda, valimised olid tulemas, sihukene see oligi, et ma läksin vist sügise lõpus läksin ja kevadel märtsis olid valimised. Läksin sinna ja töötasin seal vist aasta natuke rohkem kui aasta. Miks noor inimene
peaks mingisuguse poliitilise suunda valima? Ma arvan, et noor inimene ei peaks valima poliitilist suunda, vaid ta ei peaks tegelikult üldse otsustama nagu, et nüüd ma nagu pean mõtlema kogu aeg niimoodi, et mina olen seda usku, siis ma alati igas asjas mõtlen samamoodi. Aga kui ta tunneb, et mingi asi teda kutsub ja ta näeb, et ta saab nagu omalt poolt kuidagi tahab sinna panustada, siis nagu minu arust on see igati tervitada, kui inimene läheb sinna ja teebki seda. Et lihtsalt oluline on see, et sul on ikkagi sisuline huvi poliitika vastu, sul on võimekus õppida ja sul on nagu midagi pakkuda. Et ma lihtsalt olen näinud väga palju, ma olen näinud nagu mitmeid näiteid, kus inimene läheb nagu sinna poliitikasse, sellepärast, et see on lihtsalt, sul on lõpuks mingisugune kogukond, kus sa oled, sest erakond on siuke nagu natuke rohkem kui ettevõte või töökohta on siuke kogukond, eks ole, sul on seal sõbrad, sa oled koos, sa leiad endale selle kogukonna ja sa saad seal siis nagu mingi hetk ilmselt mingisuguse töökoha, on ju, mille erakond saab sulle võimalda. Või ärivõimalusi? Teed erakonna kaudu ärivõimalusi noorel inimesel, ma arvan, et on nagu natukene, kes otsib, see leiab, on ju. Aga mina valin seal erakonnas, Reformi juures töötasin Riigikogus natuke üle aasta. See oli nagu minu jaoks väga hea kogemus, sest kujuta ise ette, et siis oli ju Reformierakond võimul. Sul on seal fraktsiooni täis karakterid, mingisugune 30 inimest on ju, kes on kõik nagu väga tugeva isiksusega. Paljud neist ka väga targad, elukogenud, väga palju infot käib läbi. Et sa lähed nagu, kui sa lähed nagu noore inimesele, suudad ikkagi kriitiliselt mõelda, siis sa saad nagu käsned, sa saad nagu siukese nagu väga, väga ägeda ja siukese 360 kraadi nagu info osaliseks. Aga mingi hetk ma sain muidugi aru, et ma kõiges asjas ei nõustu ja lisaks sellele ma tundsin ka seda, et mul tollel hetkel ei olnud nagu plaanis ise nagu kandideerida. Ma tundsin, et ma ei taha kuskil kandideerida. Ma ei tahtnud valimistel osaleda. Ja ma ei tahtnud ka olla siuke hall kardinal, kes kuskilt nagu ise ei kandideeri ja kuskilt tagant susib mingeid asju ja käib inimestega kohtumas ja niimoodi. Et kui on mingi idee, mingi mõte, siis ma olen valmis nagu oma näoga võtma, et jah, see on minu mõte, see on minu seisukoht, on ju, et kui teil on midagi, siis come at me, bro. Samas neerad tõmmata kuskilt telgis tagusest. See sõltub isiksusest, mõne inimesele see väga meeldib ja see ongi täiesti fine. Aga mina see inimene ei olnud ja ma tundsin ka seda, et ma tundsin, et tolleks hetkeks, et ma olen nagu näinud seda piisavalt, et ma tahan mingeid asju veel näha. Enne kui ma otsustan, mida ma nagu edasi tulevikus teen. Mitte ma praegu isegi teaks, mida ma edasi tulevikus teen. Nagu ma ütlesin, ma ei tea, mis ma 10 päevast ma ilmselt olen kontoris tõenäoliselt. Aga olme one värki. Olme one. Praegu jah, ma arvan, et see kogemus kindlasti on ka minu praegusele tööle väga palju kasuks tulnud. Et ma ikkagi saan aru. Tutvusringkond on ilmselt päris toredaks läinud. Tutvusringkond oli kindlasti, aga üleüldse aru saan, kuidas mingid asjad toimivad. Et kui sa nagu ise pole sees olnud, siis ega sa ei saa aru, kuidas see Riigikogu toimib. Ja isegi kui sa sees olnud, siis sa saad aru, et ega Riigikogu ise ei saa aru, kuidas ta toimib. Aga see on nagu midagi. Tead, ma ei tea. Vist nüüd praegu võib juba seda välja öelda, ma töötasin viimased 4 aasta ühe suure välismaa alkoholi ettevõttega ja siis globaalselt, isegi regionaalselt tasandil on ju. Mulle tundus, et inimesed üldse ei saanud aru, kuidas see masin töötab üldse. Kõik nagu tegid midagi, proovisid mingi, see ei tööta, võtame järgmise mõtte, see töötas, see ei tööta ja mul tekkis küsimus, kas ta nagu osakonna juhid. Ma tean täiesti, millest sa räägid, sest ka mina olen täiesti juhuslikult töötanud, praegu enam nii aktiivselt ei tööta, aga nad on endiselt meie klient ühe suure alkoholi, mitte siis tootjaga, aga kuidas see nii, see on hästi palju brände ühes. Tarnija. Et ma tean täiesti, mida sa tunned ja see on, aga ma võin öelda, et see on väga palju. Äkki see on sellepärast, et see masin oli nii suur. See masin on nii suur ja ma ütlen sulle päris ausalt, et selles suures masinas tihti peale neil ei ole lihtsalt ressurssi, et aru saada sellest, mis ühel väiksel kohalikul turul toimib. Selleks ongi vaja selliseid inimesi nagu mina näiteks või nagu sina. Selle peab nagu neile selgeks tegema lihtsalt. Et need küsimused sageli võivad olla nagu üllatavalt, nagu meie jaoks nagu üllatavalt nagu midagi lihtsalt naiivsed. Aga nende jaoks nad ei saagi seda kuidagi moodi teada, selleks ongi neil kohalikud kontaktid, on ju. Aga ma ütlen, et see ei ole nagu kindlasti nagu sektori spetsiifiline, sest kõik nagu hästi paljud, mitte kõik, aga hästi paljud nagu rahvusvahelised ettevõtted, kellega ma olen tööd teinud, neil on samamoodi sellised süsteemid, mis tunduvad meie jaoks täiesti absurdsed.
sest me oleme harjunud sellega, et noh, Eestis kõik käibki niimoodi, et see on maksimaalselt nagu 2 kõnet, noh, selleks, et jõuda mingisuguse inimeseni, keda sul on vaja kätte saada, on ju. Meil oli ühe külalisega Kaifis arutelu, et kas Eestis on võimalik niimoodi 2 kokku saada, ilma et sa tunneks teineteist, on ju, siis paned telefonid kõrvale ja leida ühise tuttava. Tundub, et see on suht suur tõenäosus ikkagi. Mingi ühise tuttava võib-olla ikka. Ütleme niimoodi, et kui mind lisab näiteks Facebookis sõbraks inimene, kellega mul on nagu ikkagi seal mingi alla 10 ühise tuttava, siis minu jaoks on see red flag. Et nagu selles suhtes, ja siis ma juba vaatan neid konkreetselt neid inimesi ja on ka juhtunud, kus ma nagu reaalselt küsingi see inimese, kuule, et kas see inimene on, kas sa tead, ja kui see inimene ütleb mulle, ta on mul sõbra Eestis jah, aga ega ma teda ei tea, siis mul on nagu no. Et noh, selles suhtes ma usun, et ma ei arva, et see on fake või et see on troll, aga lihtsalt kui sa tahad teada, mida ma ütlen või mida ma kirjutan või mida ma mõtlen, siis pane lihtsalt follow, sa ei pea panema ainult minu sõbraks, pane follow ja sa näed samamoodi, et siin jah, mingisugune pärast viimast artiklit, vist mis ma siin jaanuaris kirjutasin Postimehes, siis tuli nagu hästi tugev nagu mingisugune, see oli vist, ma arvan, et nii tugevat tagasisidet või nagu tagasikaja ei ole olnud, kui nagu tollel hetkel, see oli siis, kui see kirjutasin Iraani teemadel natukene. Ja siis mul oli niimoodi, et mul tuli vist, ma ei tea, noh, mingi 100 uut Facebooki sõpra nagu tuli juurde, eks ole. Ja noh, õnneks ma nagu reageerisin kiiresti, et ma tegin lihtsalt nagu eraldi siukse nagu listi Facebookis, kus mul ongi nagu noh, et nagu inimesed, kes ma sõbraks võtan, aga kes näevad nagu piiratud profiili või näevad ainult seda sisu, mida noh, mis minu jaoks on okei, et nad kõik näevad seda. No, et näiteks ma oma perepildi, minu perepilti nad ei näe, sest noh, neil ei ole vaja seda näha. No, need on tõenäoliselt inimesed, kes tahavad teada, mida ma ütlen ja mõtlen, sest neile meeldis minu artikkel, mis on väga fine, on ju, aga nad lihtsalt ei taipa seda, et nad võivad kasutada lihtsalt follow nuppu, eks ole. Et noh, aga noh, siis panna nagu blokkida või delete'ida inimesi või refuse ida, noh, on ka nagu minu jaoks natuke ebaviisakas. Suures digipuhtusest rääkides, ma mäletan, kus ma lugesin seda või nägin lihtsalt kuskil, et see oli mingi artikkel tuleviku erialadest. Ja siis üks prognoositav pakkumine oli, kuidas see oli, kas see oli digital stylist? Ehk siis inimene, kes võtab näiteks sinu arvuti või sinu telefoni, millega sa kogu aeg töötad, on ju. Ja siis ta käib lihtsalt mööda interneti häid teemasid vaatamas. Niimoodi, et kui sa oled näiteks oma tööarvutiga presentatsiooni näitamas kuskil YouTube'is või otsid midagi nagu Google'is kõige eest, on ju, siis suggestions'is on ainult mingid väga toredad asjad. Mitte nii, et sa tahad mingi torustikuga seotud videot näidata ja sul suggestion listis on mingi how to use mingi anal plug, on ju. Jah. Kujuta ette, et see on tööarvuti. See on tööarvuti. Ma arvan jah, et juba see on üks digital stylist. See on üks nendest juba kohtadest, kus sa pead mõtlemagi sellele, et arvutid ja telefonid ei maksa tänapäeval enam nii palju. Et noh, mõelda nagu, et mida sa milleks kasutad, et noh, ma ei leia üldse, et siin peab nagu mingi hämarad asjad, aga see ongi täpselt see hügieeni küsimus. Aga jah. Digital hygiene, digital stylist, whatever. Ei no, aga need asjad, ma ütlen, need asjad on tegelikult Matrix. Need asjad on kõik tegelikult õpitavad, lihtsalt nagu küsimus sellest, kas sa süvened sellest, et noh, mina. See on harimuse asi. Jaa, et ma võtsin mingisugune vist, ma arvan, et sellest on mingi 4 aastat tagasi äkki või. Äkki ma olingi siis võib-olla mingi Reformierakonna juures veel. Ma võtsingi nagu reaalselt ette nagu oma Facebooki ja ma tegin nagu mingi 3 kategooriat tuttavaid, on ju. Noh, ma ei tea, mis need nimed sai on, karvased ja sulelised suvakad, noh, mingi tõesti suvalised nimed sai tol hetkel pandud nende gruppide. Ma jagasin kõik tuttavad, kes mul tolleks hetkeks oli, noh, see oli mingisugune ikkagi mingi poole päeva töö, sest tolleks mingi 800-900 sõpra ikka, on ju. Noh, et sa jagasid nad lahtritesse ära. Ja nüüd ma olen pärast seda, olen kogu aeg pannudki oma sõbrad nagu erinevatesse nagu, või noh, mitte sõbrad, tuttavad erinevatesse lahtritesse, mul on nagu lähiringkond, siis mul on nagu head tuttavad, siis on sellised, noh, tuttavad, keda ma olen võib-olla ühe korra näinud, on ju, keda ma nii hästi ei tea, noh, ja keda tõenäoliselt ei huvita ka minu mingisugune hommikusöök või asi. Et selles ma kaitsen ka sellega nagu neid inimesi selle eest, et noh, mingisugust, noh, mingid suva, et noh, ma nagu ise tunnen ennast paremini ja ma samas ei saasta ka nende feed'i mingisuguse suvalise olmanaga. Väga cool. Ma arvan, et aeg on enam-vähem nüüd.
kus sind leiab, kui inimene tahab sinu käest midagi küsida või arutada midagi? Kuidas on kõige, mis on kõige... Sa tahad, et ma teeksin endale nüüd erialast reklaami siis? Erialast reklaami, jah. No mind leiab Corpore kontorist päris sageli, mis on kesklinnas. Corpore, just nimelt. Facebookist leiab, aga ma arvan, et kui minu nime Vootele guugeldada, siis juba sealt midagi annab ka, et seal on meie ettevõtte koduleheküljel on tegelikult kõik nagu kontaktid olemas ja et selles suhtes, kui midagi on, siis mind ei ole väga keeruline leida, ütleme. Aga muul ajal leiab mind kas siis kodust, trennist. Telliskivist. Kus sa trennis käid? Ma ei ole Telliskivi inimene üldse. Ma kolisin Lasnamäele. Lasnamäe. Kuhu kanti? Ümera? Vahtra? No tegelikult ma olen EAS-i ja Riigikohtu kõrval, aga mu aadress on, minu tänava nimi on Lasnamäe ja ma tahan endale, pole jõudnud, ma tahan see pusa endale. Lasnamäe, aga ma tahan Kirillitsas. On ju Lasna olemas kuskil? Ja, no aga ma pole nagu lihtsalt nagu seda enda tellinud, aga see tuleb. Ma arvan, et Lasnamäe is the next big thing. Ja trennis käin ma kas Ülemistes või Nävalas, kui seda on nagu tingimata vaja teada. No, et kui kellelegi paku huvi. Ja nädalavahetustel. Iga erinevaid kriipereid on päris palju. On ju. Tähelepanu on tore iseenesest. Mitte alati küll. Vahetad riideid selles keegi nüüd. Riidekapi. Jah, aga sellepärast ma käingi erinevates nagu saades. Et siis ma nagu maandan ohtu niimoodi. Niisuguse. Vahetad riided ja keegi. Et kui on digitaalse hügieeni, siis see on niisugune praktiline hügien. Vahetad riided ja keegi on lähed olme vanaga tegelema. No üldiselt meie lähemegi. Meid on palju lihtsam leida. Kai Baar, Peetri 12. See oleb Peetris siis. Ma olen juba paar korda olnud, et mingi Tarne viinud asju Peetrisse. Tere, kus te olete? Ma olen mingi Noblessneris. See tänava nime valik ei ole kõige õnnestunum, ma pean tunnistama. Aga meil on hea vaade. On. Super. Aitäh, et aega leidsid. Väga tore oli. Thanks. Great success. Ping, 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 ping.